Eesti on äärmiselt vaba riik. Mida see tähendab? See tähendab, meil on äärmiselt vähe ettekirjutusi. Aga mida see veel tähendab, on see, et meil on igal ühel endal hästi suur vastutus nii selles osas, mida me teeme või tegemata jätame, kui ka selles osas, kuhu see ühiskond kollektiivselt nagu liigub. Tähelepanu tõmbab see, kui ma ikkagi korralikult nagu vastandun ja seetõttu võib-olla see väitluskunst, eriti seal, kus see peaks olema oma ülimal viisil arenenud poliitikas, eks ole, mingil hetkel on muutunud. Aga mulle tundub, et kõik need mõjud on, ütleme, need on võimendatud mõjud inimkonna olemusest, mida me ammu teame. Sul tekib nagu selline suur hulk väga lootusetuid inimesi, kes Tere tulemast kuulama podcasti Kas viga näed laite. Siin saates räägime nendest kõige suurematest ühiskondlikest küsimustest, mis iga Eesti inimest kas otse või kaudsemalt puudutavad. Saate on ellu kutsunud Nula ühiskondlike algatuste inkubaator ja mina olen saatejuht Karin Kruup. Tänaseks saatekülaliseks on auväärt president Kersti Kaljulaid. Tere! Tere! Kirjutasid Eesti Vabariigi aastapäeva puhul ühe toreda loo sellest, et mis on Eestis hästi. Kirjutasid seal ka seda, et me vajame pidevat okkast ühiskonna ihus, ehk siis ilma avaliku osunduseta ei lähe mitte midagi paremaks. No paraku see nii on, jah. Ja me olemegi nüüd siin siis okas ja räägime ühiskondlikust lõhestumisest. Mis on ühiskondlik lõhestumine? No ma proovisin leida definitsiooni, häid eestikeelseid allikaid, mis ütleksid, et ühiskondlik lõhestumine on nüüd täpselt see, tegelikult ei olegi nii lihtne leida, pikad ja paljusõnalised seletused, mis näitab, et ühiskondlik lõhestumine on silt, mida me kleebime väga paljude erinevate olukordade peale. Et kui nüüd võtta ingliskeelne sõna polarization, siis sellele on loomulikult olemas definitsioon ja see on jagunemine 2 diametraalselt erineval arvamusel olevaks grupiks, mis ei ole sama minu meelest, mis eestikeelne lõhestumine, sellepärast, et ma võin näiteks tulihingeliselt toetada eestikeelset kooli ja olla sama tulihingeliselt vastu, ütleme näiteks Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmisele ja nõnda edasi. Ja see ei tähenda, et need hulgad, mis moodustuvad selles küsimuses polariseerunud inimestest, on alati üksmeelel, siis üks hulk ja kõik teised seisukohad on tulenevad nendest seisukohtadest ehk et alati ollakse nagu samameelsed. Nüüd, kui me räägime sellest lõhestumisest kui nähtusest, kui protsessist, siis me näeme, et seda lõhestumist kasutatakse tihti ära viimaks siis nii-öelda need naturaalsed kahtlusalused, kes on mingis küsimuses, ütleme peavoolust väga erinevatel seisukohtadel, ka mingisugustele võrdlemisi veidratel seisukohtadele, näiteks, et vaktsiinid kahjustavad tervist ja neid käsitletakse siis, ütleme alati sellise kas kõigele vastu oleva rühmitusena või siis mingil muul põhjusel ühiskonnas pettunud, praeguses ühiskonna elukorralduses pettunud rühmitusena, et võib-olla midagi sellist siis on see lõhestumine. Et kui me võtamegi näiteks sellise lähenemise, et ühiskondlik lõhestumine laias laastus tähendab, et ühiskonna toimimiseks on vajalik, et me mingites teemades suudame kokkuleppele jõuda, mingites väärtustes jõuame kokkuleppele jõuda. Ja kui on toimunud lõhestumine, et siis see tähendab, et meil ei ole nagu sükest piisaval kogusel ühtset arusaama olulistest teemadest. Ma ei tea, ma ei ole ka sellega nõus. Minu meelest on lõhestumise üks alus on teadusliku maailma käsitluse, ütleme mõju nõrgenemine. Et 20. sajandil tundus, et nagu inimkonna tulevik on selles mõtte selge, et teadlased, kes valdavad teadusliku maailma käsitlust ja mõtteviisi, üha avastavad uusi asju, publitseerivad neid, see on alati kontrollitud, mingisugune nõukogu kuskil ajakirja juures otsustab seda, et saab avaldada, siin ei ole piisavalt tõestusmaterjali, inimkond saab justkui kogu aeg targemaks kollektiivselt. Ja teised inimesed, neil ei olnud vajadust ka sellesse targemaks saamise protsessi liigselt sekkuda. Nüüd, ühel hetkel tekkis meil olukord, kus ütleme saadaolev informatsioon paljunes tohutu kiirusega ja me võime ilmselt täna väita, et valdav enamus sellest on kontrollimata. Ja see tähendab seda, et nüüd kui enne me ei vaieldud, ütleme, mingisuguse fakti üle, teadusliku või akadeemilise fakti üle, võis vaielda, mis me sellega peale hakkame, mis me sellest järeldame, kuidas me siit edasi läheme, siis täna me vaidleme tegelikult fakti üle. Me vaidleme selle üle, kas üks pisike pealekauba anorgaaniline molekul võiks parandada kõiki haigusi või ta seda teha ei võiks. See ei ole fakt. See on arvamus. See on tegelikult isegi teaduse poolt lihtsalt ümber lükatav seisukoht. Et ma arvan, et siin lõhestumisel on siin nagu kuskil miski asi peidus. Kas või kuidas see ka Eesti ühiskonda ohustab? See ohustab kõiki ühiskondi, kes
ma arvan, et osalevad globaalses internetis ja ühiskonna mõiste selles mõttes on ka nagu muutunud, et noh, kui varem sa olid Eesti ühiskonna liige, võib-olla olid veel ka näiteks eesti keele õpetajate kogukonna liige, siis täna sa oled korraga nii oma kodumaise Eesti ühiskonna liige kui mingisuguse interneti kogukonna liige. Noh, see võib olla näiteks kõik inimesed, kellele meeldib tegeleda taekwondoga, kõik inimesed, kes on jaapani keele, jaapanoloogia huvilised, aga ka kõik inimesed, kellele meeldivad vandenõuteooriad. Mis rolli mängivad teooriad ja vandenõuteooriad ühiskondlikus lõhestumises? No nende oht seisnebki selles, et kui on väga palju kontrollimata informatsiooni, siis me mingil moel jõuame tagasi, noh kuidas võtta, kas ütleme eelajalooliste inimeste maailma, kellel olid mõningad vaatlusandmed ja üsna vähe võimalusi aru saada, miks need asjad niimoodi on selles maailmas. Ja siis nad täitsid need tühimikud, noh, omaenda fantaasiaga tegelikult. Ehk siis, et me ei suuda maailmast mingeid osasid selgitada ja siis me proovime neid lünkasi oma fantaasiaga täita. Me tegelikult oleme päris suure hulga ju meie füüsiliselt toimivast maailmast ära seletanud, aga kuna tänapäeval on võimalik jõuda, ütleme väga paljude inimesteni seisukohtadega ja nii-öelda uuesti seletatud maailmadega, mis ei põhine sellel teaduslikul teadmisel, siis me oleme kuidagi sattunud uuesti sinna olukorda, kus me peame hakkama tõestama seda, et maakera tiirleb ümber päikese ja mitte vastupidi, piltlikult öeldes. See on hästi lihtne näide, eks ole. Ütleme, et mingid veel lihtsamad näited, et isegi kui sa ei tea, et eksisteerib gravitatsioon ja palju on raskuskiirendus, aga sa lihtsalt ei saa ignoreerida ühiskonna elus, et kui sa aknast välja hüppad, siis ei järgne lendu pilvede poole. Aga ma olen viimasel ajal mõelnud, et kas me isegi selles võime nagu kindlad olla, et on võimatu veenda mingit kogust inimesi, et olles joonud või söönud midagi või ehitanud mingi lõike järgi omale mingisugused tiivad, et sul ei õnnestu sinna päikese poole nagu liuelda, sest ütleme visuaali loomine, et kellelgi on see õnnestunud, on ju tänapäeval väga lihtne. Aga kas ühiskond lõhestub või seda lõhestatakse? Ma arvan, et teatud määral on see protsess, ongi tehnitsistlik, tuleneb just nimelt sellest, et on võimalik luua selliseid kogukondi, info levib, keegi ei jõua seda kontrollida. See on selle asja tehniline pool. Nüüd kindlasti on neid, kes kasutavad seda lõhestumist ära oma huvides. Osalt loovad selliseid ütleme mitteteaduslikul maailmavaatel põhinevaid kogukondi kindlasti ka inimesed eas tahtes. Aga väga palju on kindlasti ka ärihuvisid ja halba tahet selleks, et siis koondada inimesed selle ühe mütsi alla. Nüüd, kas see on kõik juhtunud alles nüüd, kui meil on tehnoloogiad, et kindlasti mitte, lihtsalt see tootlikkus on kasvanud, ütleme siis niimoodi. Ka vanasti kindlasti õnnestus ühte hõimu veenda selles, et teine hõim on kuidagi halb ja pahatahtlik, selle kohta leidus ka fakte. Näiteks, kui nad meil viimati külas käisid, siis nad tõid selle haiguse. Eks ju. Nii et sul on olemas mingisugune fakt ja sa saad selle peale nüüd jällegi teadmiste puudulikkusest tuleneva teooria ehitada ja sa saad seda müüa nendele inimestele, kellel ei ole ka seda teadmist. Tänapäeva inimesele sa ei saa seda müüa, et nad pahatahtlikult tõid meile selle haiguse. Mismoodi või kui palju selline ühiskondliku lõhestumise protsess mõjutab kodanike igapäevaelu? No eks ta sõltubki sellest, et ta ei mõjuta just kui väga palju neid, kelle teaduslik maailmavaade on alles, et nendel on võimekus olla samameelne ka inimestega, keda tüüpiliselt seotakse seda teistmoodi mõtleva kogukonnaga, et näiteks mul on väga lihtne olla ühel meelel kõikide Ukraina toetajatega, sõltumata sellest, kas nad muidu usuvad imelikke asju minu meelest või mitte, eks ole. Aga ma arvan, et tegelikult täna olla päriselt, elada nii, et sa tunned, et mina, kuna ma alati argumenteerin faktidega ja põhinen nagu teaduslikul tõel, et siis ma ei saa sattuda olukorda, kus inimesed mind justkui ei usu, nad peavad mu lihtsalt ära kuulama, siis nad kindlasti mind ka usuvad. Et sellist kindlustunnet ei ole mitte kellelgi ja see muudab igasuguse debatti pidamise muidugi väga keerukaks, et kui me ei räägi enam faktidest, vaid räägime usust, et siis me oleme hoopis teises kohas. Ja siis on usu küsimuse teema. Aga kas on olemas teatud ühiskondlikke rühmi või kogukondi, keda lõhestumine rohkem mõjutab? No kõiki neid, kellel on see teaduslik mõtteviis ei ole nii väga tugev. Ja nagu ma ütlesin, siis meil oli ju see arusaam, et meil on teadlased, nemad haldavad ja valdavad seda metoodikat. Ja tänase päeva kõige suurem väljakutse tegelikult on see, et kuidas see mõtteviis võimalikult paljude inimesteni nagu viia.
et see on see küsimus ja see tuleb esitada noortele ja lastele tegelikult, sellepärast et see on nende maailm, kus nad elama hakkavad ja ma arvan, et seal on ka kuskil see vastus olemas. See vastus on kindlasti olemas, inimkond on alati iseenda loodud probleemidele kangelaslikult leidnud hiljem ka lahenduse. Need ei ole kunagi absoluutsed, et inimkond on õppinud, eks ole, kasutama püssirohtu, ta kasutab seda heal ja halval eesmärgil kasutamine on justkui taunitud, aga ometi tuleb seda kahjuks alati ette. Et kusagile sinna jääb ka ilmselt see lõhestumise tulevik, et seda õpitakse paremini mõistma, haldama, suurem hulk inimesi õpib hea haridussüsteemi olemasolu korral juba lasteaias, mis on teadusliku mõtteviisi väärtus ja asi läheb paremaks, aga ta ei lähe jällegi nii paremaks, et halbu taskuid ei jääks süsteemi. Kas see inimene, kellel on nii-öelda vähene kriitilise mõtlemise oskus, kas ta on selles ise süüdi? Kuidas võtta, et kui me võtame seda, et sul on justkui kätte saadav üks maailma parimaid haridussüsteeme ja isegi kohustus selles süsteemis nagu püsida, eks ole, siis võiks ju öelda, et kui sa ei saanud sealt neid teadmisi, siis see kahtlemata on sinu enda isiklik probleem. Aga meil tänases maailmas on siiski kombeks ka juhul, kui inimene tõepoolest ise tähelepanematusest või kodune keskkond ei toetanud õppimist või olid tal hoopis muud huvid või see koolisüsteem, mis meil on, ei toetanud tema isiksuse omapärasid. Me teame, et selliseid lapsi on ka nagu väga palju. Et ühel või teisel põhjusel on läinud teisiti. Siis meil ei ole tänapäeval kombeks ju inimest selles nagu süüdistada. Me isegi ravime alkohoolikuid ja narkomaane. Me ei ütle neile, et ise oled süüdi. See ei ole see, kuidas me neid ühiskonnas kohtleme. Imelik oleks sellisel juhul, ütleme, väiksema sellise haridusliku pagasiga inimesi kuidagi selles süüdistama hakata. Aga kui me proovime nüüd ühiskondliku lõhestumise probleemi lahendada, siis kellel on kõige suurem vastutus ja kuidas see vastutus jaguneb? Aga see on väga erinev, see sõltub hästi palju sellest, millist riiki me vaatame ja kus me elame. Et Eesti, mis on maailma üks vabamaid riike, kõiki vabadusi kokkuvõttes, mis olime selles indeksis umbes 3, eks ole. Et selles mõttes Eesti on äärmiselt vaba riik. Mida see tähendab? See tähendab, meil on äärmiselt vähe ettekirjutusi. Aga mida see veel tähendab, on see, et meil on igal ühel endal hästi suur vastutus nii selles osas, mida me teeme või tegemata jätame, kui ka selles osas, kuhu see ühiskond kollektiivselt nagu liigub. Et meil ei kirjutata ette, et päris paljudes riikides, ütleme, on see komberuum oluliselt nagu preskriptiivsem, et on ette kirjutatud näiteks, mis religioon meil siin riigis on eelistatud ja toetatud, näiteks on selliseid riike. Ka meil siin Euroopas on riike, kellel on kristlik traditsioon, on põhiseadusesse näiteks kirjutatud, eks ole. On riike, kus piiratakse ühel või teisel põhjusel ettevõtlusvabadust, näiteks rohkem, eks ju, teatud ettevõtluse liigid. Ka meil ju siin Eestis tegelikult sa kõike teha ei või, sul on ikkagi seadusruum, aga need seadusruumid on hästi erinevad, et nad võivad olla tahtlikult piiravad, kus ongi mindud selle peale välja, et mingeid asju siin riigis teha ei saa, allutades mingid tegevused riigi kontrollile. Need on siis vähem demokraatlikud ühiskonnad, eks ole. Ja siis on neid riike, kus enam-vähem kõike võib suhteliselt vabalt teha ja siis on veel see õigusruumi traditsiooni küsimus, et kas kõik on lubatud, mis ei ole keelatud või on vastupidi, et lubatud on ainult see, mis on expressis verbis lubatud, et see on nii erinev. Ja sellest tulenevalt hästi varieerub ka see, et kes peaks, kes võiks, mida saab ja kui tahate, siis ka kelle süü. Ühiskondliku lõhestumise protsessis on väga oluline, ma arvan, tegur see, et kui hästi me oskame omavahel dialoogi pidada, vestelda. Et millist rolli mängib haridussüsteem selle oskuse nii-öelda edendamisel ja millist rolli mängib see tänapäeva ühiskond ja see tänapäevane elustiil seda, et on noored, on just täiskasvanuks saanud inimesed, kellel võib-olla, et praeguses inforuumis toime tulla, on neid oskusi natuke vajaka? Ma pigem arvan, et praeguses sellises, ütleme, hariduslikust paradigmas on ikkagi väga palju rohkem neid oskusi. Kui mina käisin koolis ja ma küsisin, et näiteks miks me peame vahetunnis kõik ringi ratast ühes suunas jalutama, siis mitte keegi ei vaevunud mulle ütlema seda, et see on sellepärast, et te ennast natukene liigutaksite, samal ajal ei põrkaks omavahel kokku, kui kiirused kasvavad, eks ole, ja me ei suuda seda teisiti kontrollida, vaid mulle öeldi selle peale ära ole ninakas.
eks, et noh, tänapäeval see nii ei käiks kindlasti. Et selles mõttes ma arvan, et praegu koolis käiv põlvkond on märksa arutlevam, aga vastab ka tõele see, et ka õpetajad ise tunnevad, et noh, me peame selles koolis veel rohkem seda inimeseks olemise asja õpetama, et need faktiteadmised on noh, mingis mõttes minemas tegelikult nagu teise sellesse vajalikkuse kihti. Esimene on see, et lapsed oskaksid ühiskonnana nagu toimida ja selle juures on muidugi arutlemisoskus. Vist oluline, me ise president Kaljulaidi fondiga oleme käivitamas arutleva kooli projekti koos väitlusseltsiga ja loomulikult meid aitab ka ju Heateo sihtasutus. Ja meil on 10 koolile esimeses programmi lennus kohta ja huvilisi on 25 praegu, nii et kahjuks peavad mõned koolid jääma kõrvale. No kindlasti on tulevikus võimalik seda arendada ja jõuda lõpuks ka kõigini. No ma loodan, aga eks see sõltubki sellest, et kui hea tulemuse, kui koolidele kasuliku mudeli me suudame siis selle esimese ringiga püsti panna ja kas me leiame edaspidiseks toetajaid. Ja kas koolid tunnevad, et neil oli sellest kasu, aga praegu ma pigem nagu näen, et koolid tajuvad, et seda lünka, noh, kui soovite, siis üldpädevustes, nagu meil on kombeks bürokraatlikult öelda, nagu täita. Kui me nüüd vaatame ühiskondliku lõhestumise probleemi kui midagi, millega me aktiivselt täna saame juba tegeleda, mida me saaksime juba lahendada ja milles kõigil meil on võrdne vastutus, siis mis oleks need esimesed sammud, et seda suuremat ühtsust või ühist lugu, ühiseid väärtusi ja ühist nii-öelda mõistmist luua? No see esimene samm on igaühe enda sees, et mina näiteks tegelen sellega täitsa teadlikult, et ma otsin kogu aeg kui ütleme kõnelevad inimesed, kes tihtipeale ütleme minu seisukohti ei väärtusta, siis ma püüan just nende seisukohtadest leida nüüd nagu seda 10-20, aga tihti ka 80%, millega ma nõus olen, eks ole. Ma tõisin ühe näite, see Ukraina toetamine näiteks, eks ole, teine näide eestikeelsele koolile üleminek, et neid näiteid on kindlasti nagu veel, et ma arvan, et igaüks saab ennast ise harjutada, ka esitatud, ütleme, probleemi või, et kas sa näiteks, kui keegi ütleb, et siin on probleem ja siin on minu lahendus, kas sa vähemalt selle probleemi püstitusega, et see on nagu päriselt mure, oled nõus, eks ju, kas selles lahenduses on midagi, millega sina ka nõus oled või on sul pakkuda odavamat või efektiivsemat alternatiivi, et see on see probleemi tegelikult tükeldamine hallatavateks jupikesteks, kus me saame jõuda sellele ühisele seisukohale. Ehk siis jah, et see on täpselt sama taktika, mida ka mina kasutan, kui ma kohtan inimesi, kellel on täiesti erinevad arvamused, et proovidagi vestlusest leida neid kohti, kus me siis nõustume ja neid vahepeal on need teemad või hirmud ja uskumused varjutavad mingisugust tõsisemat probleemi, mis seal taustal on või mingisugust uskumust. Ka mitte ainult see, tegelikult saab ju teravast korralikust vastandumisest, eks ju, saab ju jube ja pealkirja ka, et siin on ka natuke nagu seda, et mis tõmbab inimeste tähelepanu, eks ole. Tähelepanu tõmbab see, kui ma ikkagi korralikult nagu vastandun ja seetõttu võib-olla see väitluskunst, eriti seal, kus see peaks olema oma ülimal viisil arenenud poliitikas, eks ole, mingil hetkel on muutunud, aga nüüd me kuuleme järjest ka näiteks väiteid, et kui, ma ei tea, Riina Sikkut ja Jüri Ratas väitlesid esimeses stuudios, küll oli kena kuulata, eks. Ehk et me hakkame nägema, kuidas pendel hakkab nüüd tagasi tulema sealt äärest sinna teise äärde ja nutikam osa ka poliitilisest klassist on selle tegelikult ära tabanud, et täna hakkab valija ilmselt väärtustama konstruktiivsust. Ehk siis, et peame liikumagi sellistest emotsionaalsest lahmamisest rohkem sellise nii-öelda läbimõeldud aruteluni. No me peame sinna nagu tagasi minema, sest et minu arvates, kui ma mõtlen nüüd, kui Eesti Vabariik sündis uuesti taasiseseisvus või saime oma iseseisvuse taastatud, siis seal olid need olulised vektorid, et jõukamaks, varjule selle kurja karu eest, seega Euroopa Liitu ja NATOsse, et nad olid nagu niivõrd selged ja tugevad ja põhiliselt vaieldi meetodite üle, kuigi Euroopa Liitu astumisel kindlasti ka ühiskond ei olnud kõik seda meelt, et me sinna peaksime minema ja samamoodi ka meiega siis kõik Eesti inimesed ei arvanud, et NATO on üks hea plaan, sest et vaata soomlased ütlesid ka, et ega neutraliteedil ei ole häda midagi. Tegelikult selgus, et see Soome, ütleme, pikaajaline neutraliteet, mida nad külma sõja ajal hoidsid, et see oli ka mõnes mõttes neile peale sunnitud,
et Nõukogude Liit ei oleks talunud teistsugust käitumist Soome poolt lihtsalt, eks ju. Aga me siis seda tollel ajal ei teadnud, nii et meil täna on lihtsalt vähem oleme suutnud leida põhjusel, et justkui on päris hästi ja sa ei taju seda iga päev, et hästi on ainult siis, kui sa seda hästi olekut iga päev uuesti leiutad ja siis tekib justkui ruumi sellisele ütleme polariseerivale poliitikale või käitumisele üleüldse. Tegelikult meil seda ruumi ei ole, et maailm karistab ära kohe. Rääkides ja tulles sotsiaalmeedia juurde, millel on väga palju või väga suur roll siis meie erinevate lugude, erinevate uskumuste kujundamisel, et millist trendi või nii-öelda muutust oled sa sellises nii-öelda sfääris märganud? Mul on sellest hästi keeruline rääkida, sest et ma tegelikult olen juba Facebooki sünnist peale oodanud, et küll ka see lollus üle läheb, eks ole, et selles mõttes ma ei ole küll kindlasti nagu päriselt nagu Paul Krugman, kes ütles, et internet ja faks lähevad väikese mõnedekaadilise erinevusega nagu lähevad ajalukku kui ühiskonna mingisugused leiutised, mis ka läksid üle. Aga ma kahtlemata lihtsalt ma ei viitsi oma aega selle peale kasutada, mis tõttu ma ei ole ka mul ei ole TikToki, aga seda ei soovitatagi Eestis riigiga seotud isikutel kuskile laadida, eks ole. Ja minu sotsiaalmeedia konto haldamise ma hea meelega delegeerin oma kolleegidele, et samas kui näiteks mingite tekstide loomist ma ei delegeeri oma kolleegidele, järelikult see ei ole maailm, mis mind huvitab. Aga eks loomulikult sa isegi, kui sa seal ise ei käi nii väga, et eks sa ju ikka tegelikult märkad ja blogisid ma loen, sest blogi on minu jaoks üks ajakirjanduse vorm, eks ole, või selline, ütleme, kuna ta on isikustatud tüüpiliselt ja sul on ka pikk aegrida, siis see on nagu põnev, eks ole, põnev maailm ja nõnda edasi, Twitteri jaoks mulle lihtsalt kannatust. Ma ei tea, kui palju ma peaks seal aega veetma, et sellest hakkaks kujunema mingi tervikpilt minu jaoks. Aga ma möönan, et need kõik on väärt, ütleme ka infoallikad tegelikult täna ka päris meediale. Seda kasutatakse väga palju. Mulle aegalt isegi tundub, et ma tahaks, et enne kui kasutatakse, oleks rohkem seda faktikontrolli, aga ka seda kontrolli, et kas tasub nüüd sellest asjast siis kirjutada. Samas, ütleme, meedia lahkumine paberilt ja sisenemine elektroonilistele kandjatele, see on minu meelest väga mõnus. Nii vastik on, võtad selle paberist lehekäed, saavad mustaks, et seda ma olen teinud, ma arvan, 2004. aastast umbes, et ma paberlehti küll ei kasuta. Aga ma ei saa ennast sotsiaalmeedia nagu eksperdiks pidada. Ma loomulikult loen ka kas või inimarengu aruannet või teisi dokumente, kus ütleme nende mõjule osundatakse. Aga mulle tundub, et kõik need mõjud on, ütleme, need on võimendatud mõjud inimkonna olemusest, mida me ammu teame tegelikult. Et seal ei ole nagu selles mõttes midagi päriselt uut. Kas sa usud ja näed, et meie see suutlikkus suuta nüüd opereerida, orienteeruda sellises digimaailmas, et me näeme seal pigem sellist positiivset trendi, et nagu meie arutelukultuur muutub viisakamaks, et kas võib olla nii, et ka see sotsiaalmeedia tuleb järgi? Või muutub ebaoluliseks selles mõttes, et kui seal olemine on kõikidele arusaadavalt hullumeelne ajaraisk, siis seda ju ka vähem tegelikult ilmselt kasutatakse, eks ole. Nii et eks see sõltub sellest, kui palju vinti nagu üle keerata. Aga tervikuna ei tea ühegi inimkonna leiutise puhul tulevikku ette, et kui inimkond õppis aru saama, millised on surmavad bakterid, siis sellest ajast peale on inimkond neid laborites siiski ka ju hoidnud, katsetanud, uurinud ja testinud ja ometi ei ole mitte keegi neid lasknud lahti siia maailma selleks, et hävitada kogu inimkond, eks ole. Samamoodi meil on tuumarelvad juba päris ammu, eks ole. Ja me ei ole näinud maailma hävitavat tuumasõda. Nii et miski on meie ühiskondades, mis alati jõuab ette ja loob need vajalikud kaitseriivid või turvariivid. Ma arvan, et samamoodi läheb ka sotsiaalmeediaga, et tal on see erisus, et kui tuumarelv või ohtlik bakter on ta on hästi binaarne, eks ole, et ei ole bakterit veevärgis, on olukord 0 ja kui on, siis on 1 ja väga hull. Et nüüd sotsiaalmeedia on selline hiilivam nähtus, eks ole, et sa ei saa öelda, et ta on üdini 1 või teine, et ta ei ole binaarne, ta on arenev, evolutsiooniline, paljutahuline. Jaga oma arvamust sellise olukorra puhul. Aga oletame, mul on üks tuttav, kes usub, et me kõik oleme nii-öelda manipuleeritud meedia poolt. Meiega tahetakse halbu asju teha, me oleme täielikult kontrollitud. Maailm ei ole turvaline paik ja me peaksime olema valvel ja me peame olema
kõige suhtes kriitilised, mida me loeme ja näeme meedias ja sotsiaalmeedias. Ja samal ajal on inimene ise see, kes tegelikult usub kõige kergemini neid vandenõuteooriaid, igasuguseid erinevaid teooriaid, mis erinevad väga palju teaduslikust lähenemisest. Mida ütleksid sellisele kodanikule? Seal on nagu nüüd tõesti juba nii palju seda usu küsimust nagu sees, et päris võimatu on ka minna ümber lükkama või faktidega tõestama, et asjad niimoodi ei ole. Ja ma tunnen sellist inimesi ja ma tunnen neid, võib-olla ütleme nii lihtsustatult, aga näiteks neid, kes usuvad mingisugusesse holistilisse ettemääratusse. Ma tunnen neid inimesi ja paljudel muudel teemadel, näiteks kuhu restorani me homme läheme või kas see teatritükk sulle meeldis. Täiesti võimalik jätkata head suhet ja ka koostööd kindla peale. Nii et ma arvan, et nagu usu küsimused on need kohad, kus ütleme, ma arvan, ühiskonnale on isegi tervikuna kasulik, kui me ikkagi suudame sellised asjad jätta inimeste enda elu privaatsfääri päriselt ka. Et jah, ma tean sellest, aga see ei puutu nagu minusse. Et meil on palju muid ühisosi, kus me saame tegelikult ikkagi toimetada. Et ma arvan, et midagi sellist, et ma kindlasti ei usu ja ei usu. Ma ei arva, et mul oleks lihtne inimesi niimoodi ümber veenda. Et ma olen nooremana idealistlikumana püüdnud isegi nagu praktilise näite läbi viia, küll mitte siin ei ole nüüd see maailma kontrollimise küsimus, aga jutt oli pigem sellisest parameditsiini nähtusest. Praktiliselt näidanud, et see ei toiminud või et minu ühesõnaga oli võimalik leida selline tõestatav nurk ja see ikkagi ei aidanud, et sellest ma õppisin, et ei ole mõtet. Mulle hästi meeldib see lähenemine just, et austada inimesega sükest privaatset sfääri ja et väga paljud teemad on ka just süke usu küsimus, et mida mulle meeldib maailma kohta uskuda või mis on mulle parasjagu mugav. Ja kui siis sina oled või mina olen sa kuulaja, kes sa võib-olla nii-öelda austad rohkem sellist teaduslikku mõtlemist, et siis tegelikult on see ju sinu vastutus mitte saada vihaseks selle inimese peale, kellel on teised arusaamad ja teised uskumised. Vihastamine, solvumine on alati valik ja ma olen aru saanud, et solvumine hakkab moest ära minema, et nii see vist on jah, tõepoolest. Tõesti. Kuidas, kui me nüüd räägime, et ühiskondlik lõhestumine ei ole äkki kõigi vastutus, vaid on suurem vastutus valitsusel, organisatsioonidel, siis mida saaks ette võtta? Ei ole võimalik keelata lõhestumist, ei ole võimalik keelata, et teil ei tohi olla niisugused ja teistsugused arvamused. Isegi kui sa selle avalikus ruumis ära keelad, siis ütleme, nõukogude ajal suureks kasvanuna võin öelda, ei ole võimalik, eks ole. Et tegelikult ei ole võimalik. Järelikult sa ei saa tegeleda tagajärjega, vaid sa pead otsima, mis võib olla see juurpõhjus. Et üks asi on kindlasti haridus, aga siin on üks oluline asi veel, et need inimesed, kelle elus ei ole lootust, tunnevad, et ma käin iga päev tööl, teen täiskohaga tööd. Ikkagi ma elan piirkonnas, kus on kehv kool, Eestis seda olukorda ei ole küll, aga Euroopa arenenud riikides päris palju. See tähendab, et ka minu laps on määratud saama halva hariduse ja väikse palga, eks ole, et sul tekib nagu selline suur hulk väga lootusetuid inimesi, kes on väga avatud, mis iganes meeleheitlikele ettepanekutele seda olukorda muuta, olgu see siis revolutsiooniline situatsioon, eks ole, või siis uskumus mingisugune, et nad kõik kontrollivad meid sellega. Järelikult, kui me nüüd sellest lahti saaksime, sellest kontrollivast asjaolust, ükskõik kellele siis näpuga osundatakse, et siis läheb meie elu ju paremaks, eks ole. Et järelikult sul on vaja tagada sotsiaalne mobiilsus, et inimestel säiliks lootus. Ja selle jaoks on 2 olulist asja, haridus ja tervishoid. Need peavad olema kättesaadavad, et inimene nagu tunneb, et vähemalt päris lootusetuse asi minu jaoks ei ole, kuskil on mingi viimane kindlustusinstants. Euroopas tunneme me seda sotsiaalse riigina, eks ole, või heaolu riigina, kes siis tuleb mulle igal juhul appi või tagab selle, et minu lastel, isegi kui mina olen sattunud olukorda või valinud ütleme elupaiga ja sissetuleku, mis on üliväike, see tähendab, et minu lapsest ei või saada investeerimispankurit. Et need on asjaolud, mis nagu kindlasti ütleme leevendavad seda lõhestumist. Seepärast, et inimesed tunnevad, et ühiskond ikkagi pakub ka neile ja nad ei hakka otsima ütleme juurpõhjusi veidratest kohtadest. Ehk siis me tahame leida sükest lihtsat vaenlast või lihtsat põhjust oma hädadele.
Noh jah, ja kui sul ei ole võimalik teha tööd selleks, et nendest objektiivselt tõesti ei ole võimalik, sa käid täiskohaga tööl, aga sinu töö eest makstakse palka, mis sinu linnas ei üüri korterit, eks ju. Noh, isegi nüüd, kui riik tuleb ja annab sulle selle sotsiaalpinna, see on ikkagi sinu eneseväärikust nagu alandav, eks ole. Ma ei saa hakkama, kuigi ma olen aus töötegija, eks ole. No see olukord on ka nagu muutunud, et 60-ndatel, 70-ndatel suutis ühe vedurijuhi palgaga tõepoolest pidada pere ära, osta ridaelamu boksi ja teisegi välja üürimiseks, eks ole. Et selline hetk oli, kus ütleme, tootlus oli nii suur ja nii suur hulk sellest loodud väärtusest maksti ka töötajatele palgaks. Et täna on olukord jälle muutunud. Täna on, kuna ütleme niimoodi, et loodud väärtus kipub akumuleerima kinnisvara hindadesse, siis kodu omamine on tohutu luksus, eks ju, jõukates ühiskondades. Et kõik need asjaolud, paraku alati on viinud sinnani, et ühiskonnas tekib ühel või teisel viisil või moel mingil põhjusel ümberjagamine. Kujuneb mingi uus ühiskondlik formatsioon, kus siis need, kes on ennem saanud lühikese kõrre, üritavad tõmmata pikka kõrt ja vastupidi, eks ole. Nii et kui sa ei suuda seda protsessi juhtida, hallata, siis see niimoodi läheb. Et selleks, et seda protsessi juhtida, hallata, sa pead nüüd natuke selle juurpõhjusega tegelema. Et minul on näiteks küsimus meie ühiskondade suhtes juba tükk aega, et esimene asi, eks ole, haridussüsteem peab olema egalitaarne, seda näitavad ju kõik uuringud, et sellistes riikides on sotsiaalne mobiilsus suurem. Et see on hästi oluline asi ja teine asi on see, et ka Euroopas ei peaks eelarvega ruttama appi, kui nüüd inimesed ei saa oma palga eest korterit üürida. Vastupidi, tuleb öelda ettevõtjatele, et vaadake, teil ei ole seda tööjõudu. Makske palka, millest inimesed saavad elada. Sest täna, eks ole, kui sa mõtled, et sa näiteks elad Londonis ja sul on sotsiaalkorter mingisuguses kohutavalt koledas tornis, eks ole, mis on ebatervisliku ja põleva plastiga kaetud, eks ju. Ja siis sa saad oma töö eest väikse palga. Su valikud on selles elus väga-väga piiratud. Nüüd, mis juhtuks, kui linn ütleks, et aga see, kui sa töötad kuskil kohvikus, teed pitsasid näiteks. Ja linn ütleks, või riik ütleks, et aga vabandust, las see pitsa maksab 4 korda rohkem, 5 korda rohkem. See investeerimispankur seal Londonis maksaks selle pitsa eest ka 4 korda rohkem ära, aga nüüd saaks see inimene oma töö eest palka, mis on tööjõu täiskulu hind selles linnas. On ju? Aga meil on üha suurem kalduvus minna sinna näppepidi vahele, korjata kokku maksud ja siis jagada need maksud ümber, aga maksubaas on tänapäeval ka veel lai, ehk et keskklass tegelikult panustab proportsionaalselt kindlasti, ütleme, maksusüsteemides panustavad ikka üsna olulise osa sellest, et jõukamad ei maksa meil täna nii palju rohkem, eks ole. Ja siis me jagame seda keskklassi raha ümber, eks ole, nii-öelda nõrgemale osale keskklassist või nendele, kes sealt lausa välja on nagu pudenemas, eks ole. Et see ei ole mõistlik, see ei ole tegelikult ka otstarbekas, sest et kokkukogumise ümberjagamisel on omad protsessikulud, eks ole. Ja me ei pane tähele, et tegelikult me sedasi subsideerime selle rikka mehe pitsat. Ehk et tööjõu täiskulusid enam ei katta mitte ettevõtte ja see on probleem, et sellega tuleks tegelikult kiiresti tegeleda. Ühiskondliku lõhestumise probleem kindlasti on tugevalt mõjutatud tehnoloogia arengust, et ühiskond ja majandus läheb nii-öelda uutele tööstusharudele, mis tekitab sellise ebavõrdse situatsiooni, millest sa ka rääkisid, et kui palju, et kindlasti neid inimesed, kes tunnevad, et neil on vähem lootust elus, võrdlevad enda nii-öelda tuleviku väljavaateid nendega, kes on ühiskonnas tekkinud, kellel läheb paremini. Mõne probleemi lahendab tehnoloogia ju jälle ka ära. Eks ole, kas või see sama pitsa näide, eks ole, et tegelikult tänapäeval ei ole ühtki päris head põhjust, miks seal pitsarestoranis üldse mõni inimene peale ühe, kes vaatab, et masinad toimiks ja et neil oleks nagu see taineained oleksid sinna nagu antud. Ja kui sa nüüd võtad siis kõik need pitsad kokku ja selle ühe inimese tööjõu, siis ta on nii palju tootlikum, et ta saab nagu päris hästi elada. Tegelikult niimoodi vaadates meil ei ole probleemi, eriti ei ole meil probleemi sellepärast, et Euroopa demograafiline trend on ju niivõrd negatiivne, et see tootlikkuse tõus ei tekita meil ka tohutut nagu tööpuudust. Et selles mõttes ma arvan, et tehnoloogia on ka päris paljudele probleemidele lahendus, aga üks väike aga on. Selleks, et kvalifitseeruda selles maailmas, sellest tehnoloogiat kasu saavate töötajate hulka, on sul vaja üha kõrgem ja kõrgem lävend nagu seal koolihariduses üle hüpata. Ja see on nüüd minu jaoks olnud tegelikult pikka aega ka üks küsimus, et aga kuidas me seda nagu lahendame? Sest et ütleme, need inimesed, kes täna õpivad näiteks meie koolides lihtsustatud õppekaval, lapsed, need on inimesed, kes tahavad teha ja on suutelised tegema suhteliselt head tööd, mis agraarühiskonnas oli, nad olid väga väärtustatud inimesed, järjekindlad, töökad, ausad, tublid, eks ole. Aga meie ühiskond täna
otsib midagi muud ja need inimesed kukuvad ühiskonnast välja, eks ole. Varem kukkusid ühiskonnast pigem välja need, kes vahtisid pilvi ja mõtlesid ja unistasid, eks ole. Ehk et need asjad muutuvad, et kuidas nüüd teha nii, et üks või teine grupp siis vastavalt selle ühiskonna tehnoloogilise progressile ikkagi nagu püsiks kaasas ja saaks selle eksami tehtud, mis lubab tal nii-öelda kvalifitseeruda üldse sinna, ütleme, võrdsel stardijoonel olevate töötajate hulka. Kui nüüd öelda nii-öelda paari sõnumiga, et millele peaks riik keskenduma selleks, et neid inimesi, kes on siis maha jäänud, neid toetada. Sa juba korra mainisid ka. Me kindlasti ei tohi lasta tekkida hariduses lootusetusel ja tervishoid, et meil peab olema tervishoid ikkagi niivõrd solidaarne, et inimesed tunnevad, et nad ikkagi saavad seda abi. Et seal ei ole väga head lahendust, et ma ei ole ka see, kes ütleb, et sõltumata sotsiaalmaksu maksmisest peaks sul olema ravikindlustus, sellepärast, et ma kardan, et kuna inimene, nagu ütleb Peeter Koppel, mulle meeldib alati tsiteerida, on üks väike põrsake, et siis suur hulk jätaks lihtsalt sotsmaksu maksmata, eks ole, aga me peame seda, ütleme, hoidma seda süsteemi niimoodi, et me panustame sinna kõik õiglaselt ja tunneme, et me ka saame sealt kõik õiglaselt ja ühtegi nagu ideaalsemat lahendust ei ole. Et kui me võrdleme näiteks euroopalikku ravikindlustust või Eesti oma, kus on tõesti üks haigekassa ja väga vähe võimalusi täiendavalt ennast veel kindlustada mingite riskide vastu Ameerika süsteemiga, siis me saame kõik, ütleme, kogu ühiskond mingisuguse tasemeni päris head ravi ja siis on mingid tipud, mingid eriti kallid ravimid ja asjad, mis on ära lõigatud, et neid tippe on jäänud vähemaks vastavalt sellele, kuidas me oleme riigina saanud rikkamaks. Aga ei saa eitada, et nad seal on. Nüüd alternatiiv on siis see ameerikalik, kus kõik haigused on kindlustatud ja sõltub sinu kindlustuspaketist, mis sa üldse saad. Ja väga suur hulk on tegelikult kaitsmata, eks ole, et sellised süsteemid näitavad oma nõrkused kätte pandeemia ajal, kus tervishoid on ühtäkki olulisem kui ravimine. Eks ju, siis ei ole sellist süsteemi, nii et inimkond katsetab kogu aeg ja me ei tea mitte keegi, milline mudel see 21. sajandi lõpuks nüüd see toimiv mudel oli. Just. Nüüd tekkiski tahtmine lausa Eestit teistega võrrelda, et minul on jäänud mulje, et meil on üpriski hea haridussüsteem ja üpriski hea nii-öelda meditsiinisüsteem. Et kuidas siis teistel riikidel läheb, kas neil on tõesti kehvemini või kas see ühiskondliku lõhestumise probleem avaldub mõndades riikides sellel põhjusel rohkem? Vaat ei ole ju olemas universaalselt head. Küsimus on, mille jaoks ta on hea. Eesti oma on üsna solidaarne ja ta on ka väga efektiivne. Selle süsteemi nõrgad küljed ongi see sama. Tipud on võib-olla ära lõigatud päris mingite ravimite hulgast meie kõigi jaoks. Ja kuna ei ole ka, ütleme, on üks maksja, kes kogu seda süsteemi üleval peab, siis see konkurentsi aspekt, eks ju, jääb küll nüüd ainult siin asutuste poole peale, haiglate poole peale. Ja ütleme, mudelite vahelist konkurentsi ei ole, võib-olla see näiteks on andnud negatiivse efekti palkadele, eks ole, me seda ei tea, väga tõenäoliselt see võib niimoodi olla, meie oma on üsna odav, teised maksavad kõik rohkem, see on jälle ühtpidi on hea, teistpidi jälle oleme seal tagasi seal samas palga ja võimaluste juures ja sama ka haridussüsteemi nagu juures, et ilmselgelt on meil väga hea, selline üldine kooliharidus, suhteliselt kindel on, et igas Eestimaa koolis saad sa, kui sa tahad, nii hea hariduse, et sul nagu see teadmiste taha ei jää see ülikooli minek, see võib jääda mingite muude sotsiaalsete tegurite taha, aga kindlasti mitte teadmiste taha. Nii halba kooli meil ei ole, kus Tartu Ülikooli ei saaks ja Tartu Ülikool on jälle Ida-Euroopa parimate ülikoolide hulgas, eks ole. Nii et see on meil nagu justkui väga hästi korraldatud. Aga kas see toodab meil tingimata, ütleme, neid inimesi, kes parimini sobituvad tööturuga? Ei, kas me saaksime midagi teha selleks, et ta seda paremini teenindaks? Võib-olla saaksime, aga äkki läheks sealt siis kaduma mingi muu hea element. Näiteks Saksamaal, eks ole, toimub siiani suhteliselt varakult noorte sorteerimine suunale sina ülikooli, aga sina pigem kutseharidusse. Ma ei tea, see toimub nii vara ära ja kui need teed on nagu tupikteed ja sul on väga raske välja rabeleda sealt nüüd teise harusse, kui sa nagu tahad, eks ole, siis see ei ole ka lõpuni hea, aga võib-olla annab tööturu vaatest paremat tulemust, et ükski asi ei ole universaalselt nagu hea, eks. Ehk siis, et on nii mõndagi, mille üle uhke olla, aga on paljuski, millest saab paremini. Tahakski tulla järgmise nii-öelda jutupunkti juurde, et te olete ka ühiskondlik algataja, et olete asutanud enda nimelise fondi, juba natuke rääkisid ka, et millega te täpsemalt tegelete?
no me püüame teha ära asju, mis siin ühiskonnas vajavad tegemist ja mis ühel või teisel põhjusel on siiamaani jäänud tegemata. Et ma arvan, et võib-olla mingis mõttes isegi see nagu tõukub sellest, et kui sa oled olnud 5 aastat vabariigi president, kelle sõnal on küll mõju ja jõud, kuid kes ei saa, ütleme, praktiliselt ja päriselt väga palju asju ära teha, ta peab alati leidma mõne kaasa mõtlema ministri, et mõni asi nagu liiguks, eks ju, mis ei ole nüüd ka üldsegi keeruline, ikka leiab alati. Aga nagu siis sa tahad, kui sa sellest olukorrast nagu väljud, siis nagu ikka pendel läheb ju teise äärde. Siis sa nüüd otsid sulle jõu ja võimete kohaseid kättesaadavaid sekkumispunkte ühiskonnas, kus teha ära midagi, mis selgelt tegemist vajab. Et meie fondis, eks ju, meil on töösuundi mitu, üks on püüda aru saada sellest digitaalsest riigist, kuidas see meie ühiskonda tegelikult on muutnud. Minu arust sellega kaasuv suund on see, et me üritame siis noortele rääkida demokraatiast, poliitikast, eks ole, läbi Demokraatia Akadeemia ja ka läbi Arutleva kooli siis nüüd, eks ole. Ja 3. suund on meil lähisuhte vägivald ja sellega, ütleme, jätkuv ühiskonnale meenutamine, et see on probleem, aga ka praktiliste asjade nagu ärategemine. Et praegu meie fondil on üks suur eesmärk on luua kompetentsikeskus koos Eesti ettevõtetega selleks, et nii nagu näiteks Inglismaal või Prantsusmaal, kus ettevõtjad ka omavad metoodilisi, ütleme, lähenemisi ja juurutatud süsteeme, et märgata ja toetada nii oma töötajaid kui oma kliente, kellel võiks olla neid probleeme, seda peetakse töökeskkonna turvalisuse küsimuseks tänapäeval. Ja meie ettevõtted, kui me küsima läksime HR seltsist, siis personalijuhtide seltsist ja sellistest kohtadest, siis nad kõik ütlesid, jaa, muidugi me teame, et meil on see probleem, jaa, muidugi meil ei ole seda metoodikat, eks ole. Ja siis tegime sellel teemal aasta lõpus konverentsi, et veel kord nagu veenduda, et see tõepoolest on oluline ja kuulda siis ka neid mõtteid mujalt maailmast, kuidas on asju tehtud ja olemegi jõudnud sinna, nii et nüüd me siis seda kompetentsikeskust vaikselt käivitame koos ettevõtetega. Minu meelest see on nagu selline ideaalne näide sellest, kuidas üks 3. sektori mittetulundusühing saab midagi ära teha. See on kättesaadav, see on võimetekohane, kui ettevõtted on valmis oma sõnadele lisaks ka panustama materiaalselt, siis on see ka rahastatav ja see ongi asi, mida riik ei saa teha. Kujutame ette, et minister Signe Riisalo ilmuks rahva ette, ütleks nii ettevõtjad. Me oleme kuulnud, et mujal maailmas on palju metoodikaid, mis aitavad ka tööandjal võidelda koduvägivallaga. Me anname välja määruse ja me loome teile ka ühe fondi, kus te saate taotleda nagu abi ja materjale, hakake sellega tegelema. See ei tööta nii. Me saame täpselt aru, mis sellele ettepanekule järgneks. Aga 3. sektori kaudu, koostöös ettevõtete endiga probleemi teadvustades on meil võimalik selle praktilise abistava süsteemi loomiseni koos areneda. Aitäh jagamast! Mul on nüüd ka üks oluline teadaanne meie kuulajatele ja vaatajatele. Nimelt, kui sa oled kokku puutunud mõne ühiskondliku probleemiga ja sul juba on või meid kuulates tekkis idee mõnest uudsest lahendusest, mille kindlasti peaks Eestis ära tegema, siis tule oma mõttega Nula inkubaatorisse. Nula on Eestis ainulaadne ühiskondlike algatuste programm, mille on ellu kutsunud Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo sihtasutusega. Inkubaatoris aitame sul oma ideed niimoodi edasi arendada, et sellest saaks toimiv lahendus. Ja lõpuks on sul võimalik Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt saada ka kuni 25 000 eurot starditoetust oma algatuse käivitamiseks. Mine loe lähemalt internetist aadressil nula.ee ja pane oma idee teele. Tulles veel korra meie jutu teema juurde, siis mis oleks need paar viimast mõtet, mida jätta meie kuulajatele sellest vestlusest kõlama? Ma arvan, et kõige olulisem ongi mõista seda, et Eesti on tõepoolest hästi vaba riik, juppe suured vabadused toimetamiseks ja selle ärategemiseks, mida sa nagu teha tahad. Et see kaasneb vastutus, et igaüks peab midagi ka ära tegema. Ja kui me mõtleme, kuivõrd palju Eesti inimesed on 30 aastaga saanud selles mõttes jõukamaks, et ka ostnud omale vaba aega ja töö ei ole ka enam füüsiliselt nii väsitav, et siis panustagem see väike osa sellest juurde tulnud jõukusest ja vabast ajast nagu sellesse, et teha midagi, mis sinu enda jaoks on hästi oluline. Sest tegelikult ei taha sellist riiki, kus kõikide probleemide lahendamisega tegeleb ainult riik. Sellepärast, et riik tihtipeale tegeleb probleemidega liiga kaua. Probleem võib olla ammu üle läinud, eks ole. 3. sektor ei tee kunagi mitte midagi mittevajalikku, sest ei ole võimalik õhinapõhiselt mittevajalikke asju teha, eks ole. Ja me ei taha ka, et meie riik oleks ülekoormatud. Tegelikult, ma arvan, me oleme harjunud selle õhukese riigiga.
aga õhuke riik tähendabki ju ka seda, et ta ütleb meile ka selgelt, et mingeid asju maa ei tee. Ja need asjad, kallid kodanikud, võite te ise siin riigis ära reguleerida teile, sellisel viisil, nagu teile tundub, et meie Eesti võiks nagu kujuneda ja areneda. Teeme seda ja loomulikult me ka vaidleme selle üle, kuidas seda täpselt ja õigesti teha, aga peame meeles seda, et väga suur valdav enamus nendest vaidlejatest tegelikult valutab südant Eesti tuleviku pärast, et see on kõige alus. Kes tunneb, et meie vestlusest jäi veel väheks, siis meie saatekülalisel on ka oma podcast nimega Kersti Kaljulaid arutab. Selles podcastis räägite te siis põnevaid saateid ühiskondlikel teemadel. See oli tegelikult meie selle algse Delfiga koostöös tehtud podcasti tunnuslause. Täna meil on podcast, mille nimi on Presidendi sõna ja see pealkiri sündis Arvo Pärdi väikesest viisijupist, mille ta mulle juubeliks, kui ma sain 50 kinkis, mille Ivari Ilja sisse on mänginud sinna selle signatuuriks. Nii et täna on selle podcasti nimi Presidendi sõna, aga mõte on täpselt sama, nii et ole hea jätka. Suur aitäh selle täpsustuse eest, et ma saan aru, et podcastis otsitegi vastust küsimusele ja küsimustele, et millist Eestit me tahame ja kuidas seda ehitada. Minu meelest see läheb imeliselt kokku meie tänase saate teemaga. Mul oli suur au teiega vestelda, president Kersti Kaljulaid. Aitäh, et tulite saatesse. Aitäh. Ja aitäh ka meie kuulajatele ja vaatajatele, et te olite meiega, et podcast Kas viga näeb laita jätkab juba nädala pärast ja seniks kohtumiseni.